esimene punkt tahab meie käest, et me arvutaksime õhutemperatuuri kell 10. Kell 10. Kell 10. 10:00. Ja mina arvan, et Ingel, sa suudad pakkuda vastuse. Ma arvan, et ma ei suuda. Okei. Aga Kaspar, mis sa nagu silma järgi arvad, et mis see temperatuur kell 10 on? Siuke 4 kraadi kanti. Jah, kus sa seda nagu näed hetkel? Vaatasin seda graafikut, seal X-teega on aeg ja siis Y on temperatuur. Jah, täpselt nii. Kell 10. Natukene. Ülesanne ütleb keskööst saati. Davai. Ehk siis siin on kell 10, siin on kell 1, siin on kell 2, kell 3, kell 4, kell 5, kell 6, kell 7, kell 8, kell 9, kell 10. Ehk siis hommikul kell 10. Ja see joon on siin. Kui me läheme siit Y-teele, siis me näeme, et see on 4, natuke üle 4 vist tundub olevat. Või siis jah, natukene üle 4 peaks see vastus olema. Aga palun ärge vastake eksamil natukene üle 4. Öelge natuke täpsemalt, sest et te oskate. Sest et nagu Kaspar ütles, me oleme hästi targad. Ja kuidas me seda täpselt siis teada saame? Asendame sinna 10 sinna funktsiooni. Jah. Meil on see kole funktsioon. Meil on teada selle funktsiooni x, mis on 10. Paneme iga x-i asemele 10. Ehk siis 0,01 korda 10 kuubis miinus 0,05 10 ruudus miinus 0,77 korda 10 ja pluss 7. Hästi pikk tehe. Proovige mitte vigu teha, kui te seda kalkulaatorisse toksite. Et need toksimise vead on kõige nõmedamad vead. Ma proovin ka mitte. Ma teame, et ta peab 4-st natuke rohkem tulema silma järgi. Seega ma arvan, et 4,3 on siin päris hea tulemus. Hetkel siis on juttu temperatuurist, et see 4,3 on siis kraadides. Kumb skaala teile rohkem meeldib, Fahrenheit või Celsius? Jah, mulle ka. Huvitav, miks meile see meeldib. Aga jah, mis skaalasid veel on olemas, teate? Kelvin. Jah, Kelvinit kasutatakse peamiselt teaduses. Et Kelvini 0 on siis nagu see temperatuur, kui ei ole temperatuuri. Et nagu, et 0, et ta ei olegi nagu mitte midagi. Et Kelvini 0 ei ole võimalik saavutada. Et ta ei võngugi. Aga mõne inimese süda on küll Kelvini 0 juures. Nii. Ja kuhu edasi, Sebastian? Hetkel on siis elu... Jah, ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et see on hästi eluline ülesanne. Seega vastake igale punktile sõnadega. Öelge siin vastus, et kell 10 on õhutemperatuur 4,3 kraadi. Võt, et see elulistele ülesannetele vastake sõnadega. Ja üldse vastake sõnadega nii palju, kui teil viitsimist on. Et nagu tehke seda, see on turvaline. Ja teine, Sebastian, oota nüüd ma segasin sind, palun vabandust. See teine punkt, et mis ta nagu, kus sa, mis? Alustame algusest. Kui Y võrdub 3,15. Nii, mida see, kus ta oma mõttega tüürib? Kui Y võrdub 3,15. Jah, Y tähendab temperatuuri, on jah? 3,15. Kus kohas meie joonisel temperatuuri skaala on? Y-telg. 3,15. Ta siis peaks umbes siin. 3,15. 3,15. Mida see ülesanne küsib?
siis on antud võrrandil 3 lahendit. kui ma lähen 3,15-st lähen siiapoole, siis siin on üks lahend, siin on teine lahend ja siis kolmas lahend jääb vist kuskile siiapoole, ma arvan. seda ei ole nagu näha. see -77 ruutjuur. et ta jääb siis kuskile siiapoole, mida pole näha. aga uurige temperatuuri graafikut ning arvutage, mitu tundi ja mitu minutit oli temperatuur alla 3,15 kraadi. väga hea küsimus. see näitab ära, kas te tajute biiti. et ja Laura, mis sa arvad, kas sa tajud? jah. miks see kraadimärk on nagu Celsiusest ees seal? peaks tagapool. ahah. aga kas see on ta tegelikult ees või on ta tegelikult taga, ma ei teagi. taga on tegelikult jah. nagu paremal pool jah? Vasakul või? nojah. olge, oletame siis nii. ei tea, kas nad võtaksid punkti maha. vist on enne jah, ma tegelikult ei tea. oletame, et on siis enne. aga kas sul on selle teise juures küsimusi, et kuidas leida vastust? ei tea veel. ütle mulle silma järgi. mul on ikka päris raske vaadata, mul ei ole prille. okei, ma näen, et Sebastian ütleb mingeid häid numbreid. 3,15, noh umbes siin on ju. 5,15 kuni mis kell? kuni mingi siiani umbes on ju. ehk siis umbes selles vahemikus. umbes selles vahemikus on see mügarik nagu allpool seda 3,15. see 3,15 piir läheb kuskilt, no kuskilt siit ta läheb. aga nüüd on meil vaja täpselt teada saada, ülesanne ütleb, et arvutage. kuidas me seda täpselt saame arvutada? või siis tähendab, me ei peagi tegelikult arvutama. sest et lahendid on justkui nagu olemas. no okei. mis me teeme? peame arvutama, no ta midagi ütleb, et arvutame jah, aga mis me siis peame tegema, kuidas me jõuame selle arvutuskäiguni? me teame, et kell 5, et täpselt kell 5 on temperatuur mis? 3,15 jah, seda see tekst, seda need kaks lahend või see üks lahend, see x1 x1 on 5 ehk siis kell 5.00 on temperatuur siis 3,15. kell 5. aga kust me teame? tekst ütleb. üks lahend on küll 5 ja teine on ruutjuur 77. väga kole kellaaeg. 8,77. jah, see miinus on ka. 8,40. aga miks see miinus ei sobi? ruutjuure ees saab küll miinusmärk olla, aga seal nagu sees ei saa.
nagu jah, aeg ei saa olla miinus, aga hetkel jah, seda on nüüd keeruline vastata. Selgitus on, et miks see miinus ruutjuur 77 ei sobi, et sellepärast, et me ei tea, et kas mõõtmised pärast seal, kas minevikus olevad mõõtmised käituvad selle graafiku järgi. Me ei tea, mis siin minevikus toimub, sest siis ei mõõdetud. aga me teame, et selle kellavahemiku peal mõõdeti temperatuuri. et vastus on, et me ei tea, me ei saa mitte kuidagi teada, et mis see temperatuur kell siis miinus ruutjuur 77 oli. kui see temperatuur jätkaks sedasamat seadust, mida see ülesanne meile siin toodab, siis me saaksime arvutada, aga sellisel me ei tea, minevikus ei mõõdetud temperatuuris, aga me ei tea, me ei saa kindlalt öelda. Hetkel me saame öelda, et temperatuuri mõõdeti kella 0 kuni kella 12 vahepeal ja see miinus ruutjuur 77 ta ei jää sinna vahemikku. Nii, ehk siis, oota, ja nüüd see on kahtlane. Mis kell see siis on? 8,77. On või? 846. On või? 29 sekundit ja 872 millisekundit. Okei, no ta on siis 8, on ju? Oota, ma arvutan siin välja. Ruutjuur 77, ta on siis umbes 8,77, ma ei tea, 5. Umbes siis. Ehk siis ta on 8 tundi ja mitu minutit. Vaata, sa praadida sees. See ka töötaks, jah? Ma mõtlesin minna jagada see minutite osa siis jagada nagu 60-ga. Saame teada, et mitu minutit on siin. See on nii kole. Vaata, ma jagasin valet pidi. Vaata, kui ma panen ruutjuur 77, siis ma panen kraadimärgi, siis saab ka õige olla. Äkki? 8,46. Jaa. Aga kus ma peaks just asja tulema? Ma mäletan, mul klassiõde ütles matatunnis samu asju. Aga kuidas ma tulen? Okei, praegu sa ütled mulle, aga kuidas ma tulen ise sellise asjale? Ja vastus on, et kuidagi ega ma ka kunagi ei tulnud. Kui ma 10 olin, siis ma ei oleks tulnud, aga siis ma hakkasin harjutama järsku. Ja siis järsku hakkasid asjad välja tulema. Et see on pidev töö on see vastus. Aga jah, hetkel siis kalkulaator. Oota jah, mis ta ütleb siin? 46. 8,46. Ma tahaks selline ise ka jõuda, sest äkki kellelgi ei ole head kalkulaatorid. See siis, mis ta oli? 8,77, 5. Kuidas arvutada neid tunde seal minutiteks? 0,77 tundi. Mitu minutit see on? Miks ma praegu ei oska? Kuidas see ei torka pähe? Tunnid 0,77, jagad ju 60-ga. Ei, sa korrutad 60-ga. Ja. Ehk siis hetkel see minutite osa. Ma jagasin valet pidi. Hetkel see 0,77 tundi on võrdne siis 0,77 korda 60 siis minutit. Ehk siis siia tuleb 46,2 umbes. Ja see 0,2 on juba sekundite teema ja see on liiga täpne. Hetkel tahetakse ainult mitu tundi ja minutit. Sekundeid ei taheta. Kui tahetakse sekundeid ka, siis me peame veel täpsemalt ütlema, aga hetkel siis 46 on see minutite kogus.
aga jah, kalkulaator ütleb selle ilusti teile ära, mis on hästi tore, kui te oskate enda kalkulaatorit kasutada. Vot, seega kell 8:46. Kell 8:46 on temperatuur jälle 3,15. Ja nüüd on küsimus, mitu tundi ja mitu minutit oli seal vahepeal? Kuidas seda arvutada? paari punktiga. Jaa. Mida millest? Jaa, täpselt nii. Täpselt nii ongi. Hetkel siis 8... ma kirjutan niimoodi. Ma kirjutan 8 tundi ja 46 minutit miinus siis 5 tundi. Sest et 5. tunnil see temperatuur läks alla selle 3,15 ja siis tuleb siia terviseks 3 tundi ja 46 minutit. Vah, võiks olla õige vastus sellele teisele punktile. Vot. Ja siin siis tegemist on keerulise ülesandega, jälle sõnaline vastus. Ehk siis alla temperatuuri 3,15 kraadi oli temperatuur 3 tundi ja 46 minutit. Natuke ligadi-logadi vastus, aga eksamil käraks küll, ega nad sinu eesti keele oskust ei uuri. Kuigi eesti keele oskus tuleb ka metaeksamil kasuks. Mitte kõige suuremal määral, aga ikkagi tuleb. No nii, kuidas teil oli, Kaspar, siin mingeid küsimusi segaduse kohti? Ei, ma sain hästi tehtud. Davai, kas keegi oli, kes mõtleb, et miks mingi arv kuskilt tekkis kuskile? Siis võtame 3. punkti. Kustutan selle esimese punkti siit ära. 3. Mis kell oli õhutemperatuur kõige madalam? Arvutage see temperatuur. Nüüd on tegelikult Kaspari õpetatud asjadest kasu. Mida siin kasutada saab? No, X maksi. No, X miinimumi. Jah, hetkel siis X miljon. Üles sa tahad teada, et millal on temperatuur kõige madalam? Temperatuur on kõige madalam siin. Sest et noh, siin temperatuuri graafik tuleb. Siis siin on kõige madalam ja siit jälle tõuseb. Siis, mis kell on siin? See huvitab meid. Mis kell? Ta näeb välja nagu 7. Ta näeb välja nagu 7, aga vaatame, kuidas seda siis arvutada. No, tuletisega. Täpselt nii. Me paneme, ütleme, et tuletis on võrdne nulliga, teeme võrrandi välja ja saame näha, et mis ta seal on. Ehk siis hetkel selle funktsiooni tuletis on seal, Sofia vist mulle öelda. Selle funktsiooni tuletis. Selle kolebe. See Y. See ainuke hetkel. Kas sul on mure? Mida? Okei, Uku. Come on, ma mõtlesin, et Kaspar küsis teie käest, et tuletist oskate. Ei tea, kas ikka oskate? 0,03x ruudus miinus 0,1x miinus 0,77. Miinus 0,1x ja miinus 0,77 on hetkel õige tuletis. See on tõesti selle funktsiooni tuletis. Kuidas sa said selle? Tuletis ja võtad tuletis.
on ju, ongi nii. tulekski seega ju. ja ega siin ei olegi nagu võimalik selgitada. Võtad astme, paned ette, korrutad, siis võtad astmest ühe maha, süsteem, et hetkel sa kasutad ainult ühte reeglit kogu aeg. Et võtsid selle 3 sinna ette ja võtsid 2 siis järgmises ette ja nii edasi. ja nüüd selle asja, hetkel tegelikult mida me teeme, me leiame neid ekstreempunkte. ning selle jaoks me paneme tuletise võrduma nulliga. no paneme ta siis võrduma nulliga. ehk siis 0,03 x ruudus miinus 0,1 x miinus 0,77 võrdub 0. ja kas mingisuguse arvuga saaks läbi jagada? Vist ei saa. siin tulevad vist koledad vastused, mul on siuke tunne. see on siis ruutvõrrand nüüd. mis sinna juure alla tuleb? 0,1 ruudus miinus 4 korda 0,03 korda miinus 0,77. okei, kõige koledam see vastus ei tulegi. 0,32 tuleb siia juure alla. küsige, kui on segadus, et kust ma neid arve võtan, ma hetkel jätan mingeid asju nagu kirjutamata. ruutvõrrandile nii palju energiat ei tahaks anda. esimene lahend on siis, ma võtan plussiga. okei, mul on tunne, et see on see vastus, aga igaks juhuks võtame teise ka. 0,1 miinus 0,32 järg 0,06. siia tuleb siis miinus 3/2 ja see meile ei sobi. sest et tema jääb mõõtmise piirkonnast välja. me ei tea, mis see temperatuur oli kell 3 või noh, -3 kell siis, mis ta on? 21 või midagi sellist. seega see vastus on 7, nagu me ka graafikult näeme. kas peaks kontrollima, et kas ta on maksimumkoht või miinimumkoht? nagu me näeme, et 7 sobib või nagu ma ei tea. ma arvan, et ei pea kontrollima. et aga siin peab sõnadega kindlasti vastus ütlema, et õhutemperatuur oli kõige madalam kell 7. kas me siis peame teadma, kui madal ta oli? ta tahab, et me arvutaks. okei, ma mõtlesin, et ta küsib ainult kellaaega, aga ta ütleb, et arvutage see temperatuur. no siis me peame arvutama ka. kuidas me arvutame selle temperatuuri, Kaspar? no paneme võrrandisse selle 7. jah, täpselt nii. sinnasamasse võrrandisse me paneme selle 7 sinna sisse. ehk siis ma ei tea, ma ütlen näiteks 7. nii. ta jääb siin ette kohe. ja see läheb nüüd hästi pikaks siin. 0,01 korda 7. tšau. ja miinus 0,05 korda 7 ruudus miinus 0, korda 7 ja pluss 7. sain õigesti kirja, ma natuke kiiruga panin. ülipalju 7. 0,01 korda 7 kuubis. palju saite? 2,59. jah, 2,59 kraadi. nii, ning hetkel siis sellele kolmandale punktile on 2 vastust. temperatuur oli kõige madalam kell 7 ja õhutemperatuur oli sellel kellaajal 2,59 kraadi Celsiuse skaala järgi.
sellised need funktsiooni ülesanded on. siis alguses, kui te näete seda koledat funktsiooni, ärge kohe nagu kartma hakake, te tõenäoliselt ei pea mingeid crazy'sid asju tegema. võib-olla natuke asendama siin, võib-olla veidi tuletisi on ju, midagi crazy't ei tule. kui rahulikult loete, analüüsite, siis te saate sellega hakkama.